ja siis ma mõtlesin, et mul on liiga tehtud. Ja siis ma mäletan Kai ütles, et on täielik ohver ju. Mis mõttes ohver? Ma olengi ohver. Ja siis ma läksin koju, kurat, kuidas ta ikka ütles mulle niimoodi? Ohver. Kai on siis samasugune Kai Oja. nagu mina. Eli, no Kai Oja on. Hea teada. Mul on vahest selline kompleks, et äkki ma olen ainukene selline, aga hea teada, et ma ei ole selline. See ütleb otse välja. Ja me ei olnud isegi tuttavad veel, ma alles tutvusin samal korral. Ta käis teise Kai juures seal Lideli kõrvas. Ta käis Keraval seal. Ja. Okay, ja siis ma olengi ohver. Oota, mis mõttes ohver? Ma olengi ohver, mul on liiga tehtud. Kas ma siis ei või ohver olla või? Ma mingi siukene asi nagu tuli üles. Ja siis läks nagu päris kaua aega. Siis kui ma hakkasin mõtlema toota. Aga miks keegi inimene peaks mind endast tähtsamaks tegema? Iga inimene ikkagi nagu vaatab, kuidas talle kasulikum on. Ei noh, siis on ju tegelikult õigeti käitumine. Ja kuidagi niimoodi läks mul. Ja siis kuidagi see aju analüüsis. Olin jah ohver. Tere. Nagu alusaites me räägime täna ohvritest, ohvriseisundist. Jah. Siis võime jätkata seal. Ja siis sa panid seda tähele ja märkasid, et see võibki nii olla ja kuidas sa siis muutsid seda asja? Mul läbi mõistmise. Siis ma hakkasingi mõtlema, et ma olengi nagu ju ohvri rollis olnud, et ma saab huvitav miks. Ma tahan, et keegi tunneks mulle kaasa. Ja ma arvan, et ma ikkagi vangutasin oma pead mingi paar kuud vist selle kallal. Et see tõmbas ikka niimoodi käima alguses ikkagi. Ja noh, nagu ma olen nagu öelnud paljudele, et ma hakkan suppi sööma, kui ma suudan selle oma peas söödavaks välja mõelda. Ja mida aina edasi läks, seda rohkem hakkasin märkama, kus ma seda tahan. Ja kui tuleb see, et mingisugune kellegile kurtma, no nüüd ma täna ma taban ära selle, et oota, miks sa nüüd seda teed? Miks sa kellegile peaksid midagi kurtma? Sa tahad ohver olla. Sa tahad, et keegi tunneks sulle kaasa. Okei. Miks sul seda vaja on? Mul hakkavad mingid siuksed sisekõne käima. Ja siis ma lõpetan ära selle. Et nii kui ma saan aru, et ma kurtmisega lähen ohvrisse, nii ma lõpetan. No ma täna ikkagi, ma nii palju oskan ennast analüüsida ja jälgida, et ma ikkagi üldiselt ikkagi ei kurda täna. Vähemalt nii palju, kui ma tähele panen, et ma üritan mitte kurta, sest minu jaoks täna nagu mehena ma mõtlen, et see ohver või see kurtmine, et see ei ole nagu sünnis. Jah, et mis sa kurdad, et tee siis midagi selle jaoks, umbes midagi, mingi siukene tekib mul. Kas sa nagu oma sisekõnes ka seda ei tee enam? Et see kurtmine on sul seal, ma saan aru, et kui sa oled otsinud seda väljast poolt, kas sa siis oma sisekõnes ka seda ei tee? Et ma et kurdan või? Ma arvan, et ma ei tea, kas seda saab kurtmiseks nimetada. Et ma ikkagi ka oma sisekõnes täna, minu sisekõne käib küsimus ja ma otsin vastust, küsimust otsin vastus. Et pigem see käib niimoodi, et see käi enam, et miks asjad on nii või miks asjad on nii, vaid pigem see, et nii, mida ma peaksin tegema. Et seal ma võin küll ohvriks minna, et kui ma nagu ei leia seda nagu vastust, et kurat küll, no kaua ma tegelen sellega, kust ma need vastused saan,
et tahaks nagu eluga edasi minna, aga ikka nagu otsid neid vastuseid ja kui ei tule, siis on pettumus või? siis on nagu mingi pettumus. Mingisugune, ma ei tea, võib-olla see ongi see ratsionaalse mehe olemus, et on nagu kogu aeg on õigeid vastuseid vaja. Õigeid vastuseid ja ikkagi kogu aeg peaks mingid sammega kogu aeg astuma. Mul on mingis mõttes suur hirm, et elu saab otsa. Ma võin sulle öelda, et saabki ja, aga sealt lihtsalt tekib see, et ma sisemist tunnen, et nii palju on elus vaja teha veel. Aga vahest tuleb see, et me ei tea, mida teha. Mingi siukene konflikt. Ja siis tekib see, ja sealt tulebki see nagu hirm, et nii palju oleks vaja teha, ma ei tea, mida teha, aga mingid asjad tuleb ära teha. Mingi sihukene sisekõne. No ma arvan, vaata, kui inimene on see ohver ja kui ta väljendab seda ohvrimeelsust väljapoole ja otsib seda tähelepanu teistelt inimestelt, siis ta lihtsalt otsib see sisemine laps sinus, seda sinu tähelepanu, sinu enda tähelepanu. Et ta lihtsalt annab märku sulle, et kuule, et sa oled mind unalusse jätnud. Ma tahan tähelepanu. Et alati ei pea nagu tegema kogu aeg midagi sellist, et nüüd on vaja midagi korda saada, nüüd on vaja leida mingisugune mõte jälle millest. Et võib-olla see ongi hea, kui sa siis märkad seda sisemist last ja ütled, ma saan aru, et ma olen sind üksinda jätnud. Et mida me saame praegu koos teha selleks, et ma sulle saaksin tähelepanu rohkem anda ja et see vajadus oleks sinus kaetud. Ja siis mitte tegeleda selle vastuste otsimisega, vaid just selle vajadusega, mis praegusel hetkel on üleval. Ja see võib olla see, et ma tahaksin võib-olla praegu puhata hoopis, ma ei taha praegu midagi teha. See on päris hea. Ma küll nüüd paaril hommikul, me rääkisime ka selle kohalolu ja asja. Tulen seda kohalolu meditatsiooni ja mul on enda sisse loetud ka sisemise lapse oma. See on nagu, teen seda hommikuti. Kurat, miks ma varem ei ole teinud? Et mulle nagu on hakanud nagu nii meeldima. Närvisüsteem rahuneb. Jaa, absoluutselt. See on nagu, minu kujutlemas tekib see, et ma olen selle väikse poisiga, vahest on, esimesed korrad oli ta siuke 3-5, nüüd 2 korral on ta olnud siukene kuskil 10-aastane. Ja see on nagu nii, mingis mõttes nagu kummaline, aga see nagu, see muutub nagu päris eluks, et ta tuleb ja panebki, kas ta siis tuleb, istub sulle sülle või siis istud seal kõrvale, paneb pea, toetab nagu peale. Mõni võib-olla, kes ei ole selle kokku puutunud, mis asja sa ajad, aga see on nagu nii võimas ja kuidagi nii rahustav. Et vahel mõnel korral nüüd hommikuti lihtsalt hakkama tööle minema, nagu tahaks olla selles nagu kauem. Aga sa võid ju ta sinna tööle kaasa võtta. Minule ma öelda talle, et kuule, ma tean küll, et sa oled. On jah? Ma olen seda koos siin. Jah. Seda ja siis ma pärast teeme seda. Nagu mingi aeg suhelda temaga niiviisi. Aga see sisemine laps ongi erinevas vanuses. See kogu aeg niimoodi varieerub, siis ta kasvab ja siis ta võib vahelt olla 15-16 puberteed. Et ta ei ole kunagi ühe vanusega. Kas me oleme muidu nagu rääkinud, me räägime sellest sisemisest lapsest, aga mis laps see siis siuke on? Oleme me sellest rääkinud? See on see meie lapsepõlve laps, ma ei mäleta, me oleme päris paljudest asjadest rääkinud. Me võime, nagu nii need asjad hakkavad vist meil korduma siin, et võtame erinevas võtmes ja need teemad on hästi laiad. Et seda võib-olla ühte teemat ära rääkida mingisuguse tunni aja jooksul ongi võib-olla me oleme järjest ka rääkinud niiviisi. Me võime rääkida seda, et see sisemine laps saab alguse juba ema üsas. Ka see laps tahab, et ta sinu poolt vastu võetakse. See on see, kes see maailma hakkab alles sündima. Kas sa oled üldse kunagi mõelnud selle peale? Vaat sa ütled, et sul on tunne, et elu saab otsa.
oled sa üldse mõelnud, kes sa olid ennem seda, kui sa olid oma ema kõhus? Ei ole mõelnud isegi. Ma ei ole praegu mõtled, kuidas võiks olla, kuidas võiks mõelda see hing, kes tuleb, hakkab siia maailma nagu tulema. Kus ta oli ennem? Kes ta oli selline? Kas tal oli seda hirmu elusa võtsa? No tõenäoliselt mitte. Ja noh, ja see on päris hea tähelepanek ja point. Et aga no see mingis mõttes see aina väheneb mul. See oli, ma nüüd kuulasin, Hannes Võrno ütles hästi, et ühest rakust me algame ja see lõpp tuleb samamoodi, et see üks rakk otsustab lõpetada ja siis järgmine, kuni lõpuks jääb see üks rakk ja siis lõpeb. Ja siis ühe filmi katkend. Minust see oli nii kuidagi ilusti öeldud, et kui üks mees küsis, et mis juhtub pärast surma, siis Buda munk ütles, et sa lähed tagasi koju sealt, kus sa tulid. Filosoofid on erinevaid. See Hannes Võrno, ma saan aru, räägib kehast. Kas sa oled keha? No jah, ei ole. Kas kehal on hing või hingel on keha? Ma arvan, hingel on keha. Ma arvan ka nii. Et tuleme lihtsalt seda keha siia kasutama hingena. Aga mitte meie ei ole keha sees, vaid meie ümbritseme keha. Ja siis me kasutame seda keha. Et see keha sünni hetkest alates hakkab loomulikult surma poole liikuma iga päev. Selge. Ja ma arvan, et see, kui inimene ütleb, et ma kardan, et elu saab otsa, see on see hirm, et siin on liiga vähe aega. Eks ju? Ja kuidas saab seda parandada, on see, et sa sellest hetkes olemisest me oleme ju rääkinud, on ju. Seda saab parandada nii, et kui sa tood ennast ikkagi hästi tihti siia kohalolusse, sellest hetkest, kus sa praegu oled, ma võtan 100%. Ja see toob sind ellu, see toob sind siia elususse, eks ju. Et ma tunnen, et ma täiega praegu hingan ja elan seda elu, mida ma olen siia valinud tulla tegema. Et sealt minevikust, tulevikust tood ennast ära. Ja siis sa tunned täielikult, et ma tunnen oma keha ja ma elan siin. Et enamus inimesi ei tee seda. Nad ei tea, nendel ei ole oma kehaga kontakti ja kogu aeg elavad kuskil, ma ei tea, kus kohas oma mõtetega. Ja siis see ohvriseisund, see on siuke seisund, et mul on sellega olnud ikka on, vaata, meil oli siin juttu katkistest inimestest, eks. Ja. Ma pole ühtegi tervet näinud. Ja ma arvan, et ma olen päris kindel, et ma ei näe ka. Ja ma arvan, et isegi emadele isa oli katki. Ja kõik need kulud ja kõik need, kes siin on, keegi pole olnud päriselt pühakud. Kõigil on oma mingisugused traumad. Eks nad ikka... Sellist inimest pole olemas, kellel seda oli. Ma arvan sama, et eks elamus on ikkagi läbi nende oma traumad jõudnudki. Et see ohvri teema on minul olnud nagu minu elus olnud läbi minu ema ja isa väiksest saati juba. Ja ma ei ole nagu ise lubanud endal olla ohver. Minu jaoks oli see selline seisund, mis käis mulle, see ärritas mind vägagi. Nii kaua, kuni ma sain aru, et ma ise samuti olen ohver. See on alati nii, eks ju. Kõik, mis teistes ärritab, siis see on see pool, mida sa endas ei näe ja ei tunnista. Ja ma ei olnud nõus endale tunnistama seda, et ma olen elu ohver. Ja siis mind nagu käivitasid need minu ema ja isa ohvri meelsus. Mul on sellega väga palju paremaks läinud. Aga mind endiselt käivitavad inimesed, kes istuvad seal ja kes mind endiselt see ikkagi trigerdab. Ja tekib mingi selline soov nagu neid sealt välja haidata ja siis sa saad aru, et see ei ole võimalik. Sest kui inimene tahab seal ohvris olla, siis ta on seal ja ükskõik sa võid kõrvade peal käia, mitte midagi ei juhtu.
Ja just. Ja võt, see on pigem see päästmise teema jällegi ärkab üles minus. Ja siis ma saan aru, et ma ei viitsi. Ja siis ma lõpetan ära selle. Ma juba tunnen ära, et ma hakkan käivituma, ma hakkan juba vihaseks minema. Ma võiks juba hakata väga halvasti ütlema, eks. Ja siis ma saan aru, aga see pointless. Sest inimene, ta ei jõua talle kohale, eks ju, see, mis ma talle ütlen. Ja miks ma pean raiskama oma energiat sinna? No see on see, mingis mõttes on see, võtan söe jälle pihku ja loodan, et keegi teine saab kõrvetada lõppu. Jah, no. Aga ma ikkagi märkan seda kohta endas. Aga kui mõni mõtleb, et aga mis sellest siis halba on? Äkki ma tahangi ohver olla, miks sellest välja peaks ei, tulema? mul ei ole sellest mitte midagi. No, ole ohvris, jumala eest. Siin on 99% inimesed on ohvrid selles maailmas. Ole. Aga lihtsalt ära kurda kogu aeg mulle seda. No aga kui ta lõpetab... Kui halvad teised on. Ja, aga kui ta lõpetab kurtmise, siis ta ei ole enam ohver, ju. Ja, saan aru. Aga osad inimesed teevad seda lihtsalt selleks, et rääkida. Mitte selleks, et analüüsida seda. Vaid ta lihtsalt nagu teeb seda selleks, et rääkida ja lihtsalt nagu ventileerida, aga mitte midagi muuta. Aga kas seal võib olla mingis mõttes see, et äkki elu on lihtsalt liiga üheülbaline, midagi elus ei juhtu ja kuna sa just ütlesid, 90% on ohvris, no mitte midagi ei ole rääkinud, no ma siis kurdan, et valin siis selle ohvri. See ongi see sama asi, nagu sa ütled, see välismaailm. Et me kogu aeg projitseerime oma hädasid sinna välismaailma ja siis me räägime sinna, on ju. Süüdistame teisi. No kogu aeg on see välismaailm, aga me kordagi ei vaata enda sisse. Et okei, ma olen rahulolematu selle välismaailmaga. Aga kas ma tahan üldse nagu, inimesed ei küsi küsimusi enda käest, et aga miks ma teen seda? Ei, ma teen seda iga päev. Ma ei teen seda niimoodi, et ma võib-olla korra kuus räägin sellest. Ei, ma teen seda kogu aeg. Ma teen iga päev seda, kuule sellest tekib ka rutiin. See on iga päev. Võib-olla, jaa, aga võt, see ongi nii rutiinne, et sa ei märkagi enam. See käib juba võib-olla automatismi pealt. See selline automaadi pealt, eks see tuleb. No ega siin ei olegi midagi teha, kui inimene tahab seal olla, siis ta on lihtsalt, ma nagu väldin selliseid. Ma tahaks vältida seda, sest ma ei jaksa, mul läheb energia ära. Ma ei jaksa kuulata seda. Ma nagu annan paar sellist vihjet ja kui ma näen, et see ei jõua kohale, siis ma loobun sellest, sest ma tahaks, et väljuda sellest vestlusest. Aga kui nüüd sellest nagu väljuda sellest ohvrist, siis ongi ainukene... See on enda otsus. See on selle inimese enda otsus. Kui mina hakkasin seda ükskord märkama ja see on see, tavaliselt inimesed, vaata, me oleme rääkinud sellest ka, et inimesed ei muuda ennem praktiliselt midagi, kui nad ei ole väga kuskile mutta ennast tallanud. Et, kui on selline seisund, et sa oled täiesti seal kuskil kinni juba, juba siiamaani on ju, hingata juba enam ei saa, vaat siis sa hakkad mõtlema, et aga mida ma saan praegu teha, selleks, et ellu jääda. Et alles siis hakkavad inimesed midagi mõtlema selles suunas, et mida ma saan muuta ise siin. Maailm ei muutu, on ju. Et järelikult ma saan midagi teha siin selle jaoks, et ise midagi muuta. Alles siis on võimalik sealt hakata nagu välja tulema. Jah, ei ma hakkasin kohe nagu mõtlema, et see, et tõenäoliselt ohvrimeelsusest mitte kohe ikkagi esimesena välja ei tule, et no need, kellele meeldib seal ohvrimeelsusest püherdada, neile väga naudivad seda päriselt. Ja eriti, kui nad leiavad veel publikut ka, kellele seda rääkida. Ja võt see ongi see, mis mind ärritab, ma ei taha olla see publik. Ma ei taha energiat sinna juurde anda. Et kui ma näen, et inimesele ei jõua kohale see minu sõnum, siis ma läheks kiiremas korras astuks välja sellest. Et mul ei ole sellega midagi, ole seal, kui sa tahad. Ma hakkasin sealt vägisi välja tõmbama. Ma ei taha nagu pakkuda neile seda publikuks olemist. Absoluutselt, see on kurnav, jah. Ma olen sellega 100% nõus ja minu nägemuses veel kõige hullem, mis üldse teha saab, on kaasa tunda. No siis nad saavad ainult juurde seda tuld. Ja no siis võid ikka hommikust õhtuni istuda seal, lihtsalt kuulata, kuidas kõik maailma paha ja teised inimesed on paha.
Aga võt see jälle... Lõpuks oled sina kogu. ja. Aga võt see jätab jälle, võib jätta jälle siukse mulje, et sa nagu ei hooli. Tegelikult minu arust see vastupidi on see suurem hoolimine kui kaasatundmine, sest et Kogu aeg annad tuld juurde. Ja siis tule ja räägi, ma tunnen seda kaasa. Arvestades veel, kuidas meie mõistus oskab sinna ägedaid lugusid juurde mõelda, siis aina rohkem, oi kui tore, näed, inimesed tunnevad kaasa, kui ma ohver olen. Järelikult ma võingi ohver olla. Siis järelikult on see õige tegevus ja siis aga mattud ja. Nende ohvritega on päriselt selline väga triki värk, et igas ohvris istub üks agressor. Kui sa nagu väga sellega kaasa lähed, siis ühel hetkel hakkab sellest ohvrist saama agressor. Ja see on niisugune, minu jaoks on selline olukord, et ma ei oleks seal hea meelega nagu kaua. Seda teeb... Päris hea point. See on niisugune... See mängib see kaks inimest tema sees. Jah, nad ise ei pane tähele seda, et nad on need agressorid. Sest nad on nii selles ohvri rollis, et ega nad ise aru ei saa. Vaata, nagu ma rääkisin sulle, et ühe postitusse peale üks naisterahvas seal hakkas kurjustama. Võtsin väga isiklikult seda. Ma kunagi näinud seda inimest ja ta arvas, et võib puhtalt temast räägin. Aga põhimõtteliselt tuli nagu sinu koju ütlema, et kuule, et... Ja, et kes sa üldse oled, on ju. Sul pole üldse mingisugust elukogemust, see ei üldse elust mitte midagi. Ja sa tuled sul minust rääkima, et ma siin ohver. On ju, täielik agressor. Ta kirjutas mulle sellise kirja, et kui ma oleks tal, ma arvan, näo ees olnud, siis ma oleksin saanud parem sirgele. et see agressor ja ohver on väga-väga seotud nagu. Väga väike samm on siin. Ohvrist agressorini ja agressorist ohvrini. See on see natuke. Päris äge. Minule, ma olen see taaskord masohhist, et ma mingi aeg isegi tahtsin, et me võiks siukse... Ja ma mäletan sulle, sa ütlesid, et sulle meeldib see, kui ma sulle vahest ütlen liiga otsekoheselt. Ja, et ikkagi võiks meil täitsa siuke solvangute töötuba olla. See on nagu jumala äge. Koheselt kõik oma küsimustele vastused. Ikka käima lähed on juba vastus teada. Kuule, kui sellele asjal on nagu mingisugune iva isegi. Kulge, inimesed, käime välja sellise tööda, masohhismi töötuba. Jah. Mulle ausalt ja omadega. Kuidas läheks peale selline asi? Jalaga tagumikku teraapia. No ei kannata paljud inimesed välja sellist... No tõenäoliselt mõtte. Mingisugune põhi peaks ikka juba siis juba olema, et sa oskad üldse ennast nagu jälgida, oma mõtteid tähele panna, mis tuleb. See on tuleb. natuke edasi jõudnud ta töötuba sisse. Jah. Aga see on hea, ma ei tea, mulle meeldib, mulle kõige mõnusam või kõige magusam on see siis, kui see kohe nagu ei taju ära seda ja siis, kui tuleb see kuule päris hea, saad nagu selle matsi või taipamise kätte, siis tuleb siukest rõõmu, teeb nalja, siis ma naeran oma, et sa oled ikka kõige parem naer, kõige teraapilisem. Just, ja siis naerad, oled ikka tegelane küll, et see ohvri teema vahest on hea minna sinna, kui sa midagi ei viitsi teha, siis nagu korraks lähed sinna, oled nagu mõnuga täiega püherdad seal seda teha ja see on valesti ja siis padi torgib ja kas siis võib öelda, et ohver on ohver siis, kui ta kurdab või on seal sinu nägemuses mingid nagu muud asjad ka veel? Või ikkagi, me ju vajame enda kaastunnet ka. Ja, ei seda küll, ma mõtlen, et kas on nagu mingid muud asjad ka, mis nagu just kinnitavad, et tegemist on ohvri või ohvrimeelsusega või ainult see, et see kurtmine, et keegi tuleb kurtma, et mul on elus mingid asjad halvasti või? See on ikka see, et kõik teised on süüdi. Et
kui inimene tuleb ja ta üldse iseenda osa ei näe oma elus, vaid näeb ainult neid teisi, kes on halvad. Ja vähe sellest ei ole ainult teised, on ka elu kiusab. Olukorrad tulevad ainult minul sellised. Noh, siis osadel inimestel, ega mul on ka olnud selline uskumus, et ma tulin siia ellu kannatama ja ka teiste eest kannatama. No see on ehte ohver ju. Ja see on veel selline ohver, kes tõstab ennast veel teistest kõrgemale. See on veel selline ohver, see on kuninglik ohver. Ma olen ka siis ikka veel. See on tase, on ju. Ma olen ka siis ikka ohver, sest et mul on iga jumala kolmapäev tunne. Et nüüd on see õige pilet ostetud ja siis elu karistab, sest neljapäeval ei ole mitte midagi, ikka nulliring selle loteriiga. Et jah. Muidugi, absoluutselt. Kirun, rohkem ei osta piletit. Ja siis ostan järgmine teisipäev või kolmapäev. No võt meeldib, mingis mõttes meeldib see ohvrimeelsus ka. Ja, ma räägin, see päris on see ikkagi siuke mugav koht ka, sest seal ei ole vaja vastutada mitte millegi eest. Seal ei ole vaja teha mitte midagi. Süüdi on keegi teine. Ja süüdi on ka keegi teine. Alati on, tema on süüdi. See on üks kulde koht, kus olla. Ma lihtsalt ei viitsi kaua olla seal. Jah. Sest mul hakkab igav. Toimuks midagi. Ma nüüd hakkasin jälle omakorda mõtlema, et võitav, kas Lototroni väga kotib see, et ma ennast süüdi tunnen. Ma arvan, et mitte. Jah, tõenäoliselt mitte, jah. No see on nagu mingis mõttes, jah, seimata poriloiku, kui sinna sisse astud, et ta vale koha peal oli, et jälle, aga noh, nüüd on. Oled sa üldse mõelnud, kui palju sa tahaksid võita? Mina ei tea. No, miljoni võiks ikka võita. Mille jaoks sa tahad seda võita? Tära anda. Sellepärast ei tahaks. Kellele sa annad selle? Mulle või? Sulle ka? Võtan vastu. Sulle ka? Ei, ma olen ikka, kui ma nüüd sinna, et sa tahad mulle kaasa tunda, et kui mul ei ole. Ei, ma lihtsalt küsin, et oled sa üldse mõelnud, kui sa nüüd saad selle miljoni, milleks on seda miljonit vaja, eks on? Lihtsalt sellepärast, et mulle meeldiks, et mul on miljon või? Sellepärast, et Arnold Schwarzenegger ütles, et esimese miljoni teenimine on kõige keerulisem. No jah, ja siis ta tulebki ja siis ta... Jah, aga kui nüüd tõsiselt, ma ei tea, ma siis tahan mingis mõttes maailma parandada. Selle miljoniga või? No see oleks alguseks piisav, et raha juurde luua. No miks siis juba kohe mitte 10 miljonit? No ma tahaks ikkagi, et mul oleks nagu enda kätega ka mingi asi juures. Aga sa ei saa ennem nagu seda enda kätega asja juurde teha, kui sul ei ole seda miljonit? Jah. Mugav ohver. Sinna sa jääd? Loodetavasti mitte. Oota, kui ilusa loos oled, et talle rääkida? Absoluutselt. Eesmärk on vähemalt üllas. Tavaliselt need inimesed, kes ei ole valmis seda miljonit ikkagi vastu võtma sealt universumi käest, siis see miljon kaob üsna ruttu. Nagu sa ütlesid, et esimene vastus sul oli, ma tahan seda ära anda. Ja ei, ma nüüd avameelselt. Ja ma ei tea, mingis mõttes ma nagu tahaksin mingid asju aidata parandada. Aga see ei tähenda seda, et ma nüüd homne päev lööksin selle raha laiaks, aga kindlasti näiteks või? Esiteks ma ei peaks tööl käima selles tavalises ja ei, ma nagu ei mõtle seda, et no kui nüüd selleni läksime, hea küll, et ikkagi minu eesmärk oleks see raha kõigepealt teenima panna. Ja siis oleks ikkagi mingisugused siukse enesearengu teema töötoad ja inimeste teadlikkuse. See on vaja miljonit. Ja, aga see teeks selle lihtsamaks. Kuidas? Kuidas? Maksaksid inimestele kinni? Ei,
ei maksaks kinni, aga see looks mingisugused suuremad võimalused, ma ei tea, ka mingile retriiti korraldada või mingisuguseid siuksi suuremamahulisi vestlusõhtusid, miks mitte. Midagi siukest. Seda saab praegu ka teha. No juba saab, jah? Ei, sa lihtsalt küsisid seda summat, palju see võiks olla. Kui ma lotoga võidan, siis ta võiks juba ikka pigem 1 miljon olla kui 100 eurot. miks mitte 100 eurot? Sellega ei ole nagu midagi teha suurt. No vaata, me tegime seda raha, seda harjutust, on ju. Et seal ei ole vahet ju summal, on ju. On see 100 või on see 1 miljon, et kuidas sa võtad raha vastu, on ju. Et nagu see tänulikkuse värk, mis me rääkisime. Raha, 5 eurot on ju ka raha. Keegi annab sulle 5 eurot ja siis sa ütled, et mõttetu. Ei, ma ei tea, kas ma niimoodi mõttetu ütleks, aga et 100 eurot on vähe, eks. Ja ei, jah, kuidas ma nüüd ütlen, ei, küll mul on ka selle 100 üle hea meel, selles ei ole nagu küsimus, see on selge. Aga ikka tahaks rohkem kui 100. Võt, see on... No võtadki siis selle 2 ambaga, on ju. Ei. Võiks ikkagi rohkem olla. Ei, vaata lihtsalt see, et kui sa püüad kuldkala, sa ei hakka kuldkala käest, ma ei tea, küsima, et ma tahaks, et mu toas oleks rohkem valgust. No siis sa juba kasutaksid seda kuldkala ära nii, et sealt nagu maksimum võtta. Lotoga on just täpselt samamoodi, et kui ma tahaksin juba võita, siis võiks see summa suurem olla kui 1 euro või 2 eurot. Raha on raha. No ma saan aru, jah, ongi raha on raha. Kas nüüd 1-2 eurosid võite on ka olnud, et maksad pileti eest 100 eurot ja võidad 1-2 eurot. No see pole see. See on mingisugune iva, miks see 1 miljon sulle vahel tuld. Sa pead selle enda jaoks välja mõtlema. Okei. Noh, on nagu on, aga ei ole hullu. Elan üle selle. Et ma arvan, et seda 1 miljonit nagu saada sealt niimoodi kingitusena selle universumi poolt, siis oleks vaja endale selgeks teha, milleks mul seda 1 miljonit vaja on. See on sama hea, kui naised või mehed ütlevad, et ma tahan endale partnerit. Ja siis küsida, et aga miks sa tahad seda partnerit? Ei, selles, muidugi, nii ongi. Et ei, ma olen ikkagi endale märkmikus päris detailselt lahti kirjutanud. Mitte nüüd 100 euro kaupa, aga ikkagi suurem pilt on ikkagi olemas. Et see, need igast luksautod ja need jääksid minu silmis ära. Sellest ma olen nii aru saanud, et seal ei oleks nagu vahet. Kui me nüüd hakkame siin filosofeerima, et siis oleks, isegi kui, seal ei ole vahet enam, kui kallis see auto ole, see ei annaks minule inimesena täna enam mitte midagi. Et kas ma sõidan 20 000, 10 000 auto või 100 000 auto. Mul ei ole seda nii-öelda pikendust vaja endale täna. Et see on nagu mul seal sõbraga tuli jutt, et vist omavahel rääkisime ka, et tahaks välja minna. Aga no ma ei lähe oma vana autoga, et äkki saaks kuskilt nagu mingi siukse uuema ja fancyma auto, et millised inimesed siis ligi tõmbad, et üle siis pärast, et kas sa tahad endale, kes väärtustavad sinu enda pärast või sinu auto pärast, et ja kui nad tahavad sinu auto pärast, siis nad ei taha ju tegelikult sind, et nad tahavad sinu autot. Nii et ülla, kui ühel hetkel siis need inimesed jälle ära kaovad. See on see loomine, see elu loomine, kuidas me oma valikutega ja mõttemaailmaga loome seda välismaailma endale ja siis mõtleme, et huvitav küll, mis minu elus on nii. Ei panegi nagu tähele, et ma ju ise päriselt loon seda. See ei tähenda muidugi, et mugav auto võiks olla, et kui need võimalused
olemas. Üle oma võimete, eks ei tasu ju. Et lihtsalt mingid sentimeetrid juurde saada, siis selle jaoks mitte. Ma mäletan, ma kunagi olin ka Tinderis, siin eile oli meil juttu sellest hästi palju, siis mina panin endast sellise pildi, mis oli üks kõige ebaõnnestunum pilt üldse. Ma otsustasin, et kui see sobib, imeline, kui ei sobi, siis ei sobi. Imelisel kombel see pilt isegi paljudele sobis. Nad tegid küll mingisuguseid märkusi, et kuule, et sa ikka näed väga väsinud välja selle pildi peal, et kas sa oledki selline. Ja siis, kui ma käisin kuskil kohtingutel, siis nad olid väga üllatunud, et issand, see on palju parem välja. Aga sellel tegelikult on sellel mõttel jumet ju. Kui vastupidi, ma olen kuulnud hästi palju selliseid üllatusi seal Tinderis, et muudetakse oma vanust nooremaks, muudetakse oma pilte, eks ju, läbi nende Photoshopide igasuguste, nüüd on veel see AI ka, eks ju. Ja siis parameetreid on ju, tehakse ennast kõhnemaks ja mida iganes ja siis lähed sinna kohtingul. Ma ei ole sellest mitte kunagi aru saanud, kas oskad mulle selgitada, miks see nii on. Naised teevad seda, eks. Ja siis nad muidugi matchivad seal siis mingite meestega, kes neile väga meeldivad, on ju, välimuselt. Ja meie üldiselt tavaliselt ei tee minu arust sellist asja, võib-olla on küll selliseid mehi ka, kes nii teevad, ma ei tea. Kes muudavad oma välimust seal piltide peal. Ma ei tea, võib-olla on neid selliseid, aga minu arust naised rohkem arvastavad sellist asja. Ja siis nad on imestunud, et see mees nagu tahab hästi ruttu ära minna. Kui ta seda näeb, et pilt ja reaalsus ei lähe kokku. Ja minu arust on see loogiline ju. Jah, ma ise mõtlen nagu samamoodi. Et see üllatus on ju negatiivne siis, kui ta näeb päris elus ja siis mõtleb, paneb need kaks asja kokku. Ma tegin nagu vastupidi, et üllatasin neid kuidagi positiivselt. No just, minu arust see on nagu veel kõige parem, siis tegelikult kõige vähem üllatud, et hommikul naine on meiki mõtte ja unise näoga ja juuksed sassis, et ta võib selline tegelikult ka olla, et ma mõtlen, et kui sa näed selle kohe ära, siis sa ju ei üllata enam selle üle. Aga teistpidi üllatud sa kohe kindlasti, kui teed mingi AI ja mingite asjadega lööd. See ju lööd kohe ära, inimene valetab mulle. See ei lähe mitte. Et lööd pildi läikima, et ma ei tea, mida inimesed mõtlevad. Nad mõtlevad, et nad nagu päriselt ei kohtu. Äkki aga võib-olla nad mõtlevad seda, et siis kui ma kokku saan temaga, siis ta hakkab kohe nägema minu tohutut head südant ja hinge. Et siis, kui ma juba temaga kokku saan, et siis võib-olla enam see välimus siis ei ole nii oluline. Ma ei tea, mis inimeste peades toimub seal. Aga ma panin sellise, tead passipilt on ju, oled teinud. See on nagu kirstus oleks. Mul oli kohe sportlik huvi, et huvitav, kas üldse midagi matchib siin. Matchis küll, väga huvitav. Aga lõppkokkuvõttes ikka see, mul ikka ei ole seal õnnestunud küll mitte miski. Mul ei vist mingi pool aastat seal kunagi. Ja siis ma loobusin sellest, sest ma ei viitsinud. Vaata, jõudsime ohvrist Tinderisse. Jaa, meil on huvitavad mõttekäänused. Loomulik, elu on loomulik osa. Nagu sa nendest ohvritest räägid. Aga muidugi edasi lahad seda ohvri teemat. Aga ma ei tea. Mina nüüd jooksin lõpku. Jah, mul ka tekkis paus. Näe. Siis lõpeb ära tänaseks. Sai ohvri jutt sai täna otsa. Polegi nagu rohkem midagi öelda selle kohta. Aga me räägime kogu aeg, et me teeme siin mingisuguseid gruppe ja saame siin kokku, aga ma vist ei ole kordagi maininud, et kus kohas siis? On ju? Et see stuudio, mis meil siin on siis Helsingis Hingesilma heaolukeskuse üks teraperu. Ja meil on siin ka selline suur saal, kus toimuvad erinevad üritused, konstellatsioonigrupid, hingamise grupid ja
igasuguseid töötubasid saab siia tulla kaema. Jah, võiks tulge kas vaatama, et siin ei ole ususekt, vaid lõbusad, toredad, ehedad inimesed käivad üldjuhul siin. Jah, et need inimesed, kes on kartnud siia tulla ja siis lõpuks on julguse kokku võtnud ja tulnud, siis nad on ikkagi väga positiivselt üllatunud olnud, et ei olegi nagu ebanormaalsed inimesed siin. Yeah. ja Hingesilmaga saab ühendust võtta Facebooki lehel Hingesilm Heaolukeskus. Et minge uurige, mis meil siin toimub ja tulge vaatama meid. Ja kirjutage küsimusi meile Facebooki või siia YouTube'i. Just. Teeme paremamaks. Koos, mida rohkem päid on, seda rohkem saab midagi uut luua. Ja võib-olla, kui keegi tahab meie külaliseks siia tulla, küsida võib-olla meie käest mingid küsimusi või ise rääkida midagi enda kohta või jagada midagi. Siis ja kui väga suur hirm on, siis üks tool on ka siin kaamera taga, et võib ka sealt küsida. Jaa, me võime siin kaamerast väljapoole teid panna ja siis nägu ei ole näha. Et meie julgeme avameelselt avalikult rääkida, et meil... Aga kõik teised ei pea julgema, eks? Teised ei pea, teised võivad jääda siia kaamera taha. Aga tšau!